tänane hommik on siis selle võrra erilisem, et sa ärkad kell 3 hommikul ja täna sa pead sõitma kaugele, aga see ei takista siit trenni tegemast, sest et sa oled pühendunud. Alustad oma hommikud ikkagi teega, ei midagi enamat kui lihtsalt tee. Järjekordselt sa lased oma vere käima, teed venitusi, teed harjutusi. Ja mina ütlen siin niimoodi, et ma alles alustasin nende videode tegemist. Ja ma katsetan siin nüüd niimoodi, et ma teen harjutused ette ära nagu a la 1-3, panen pausile ja siis teen neid nii palju, kui ma jaksan. Ja siis, kui mul tuleb uue harjutuse tunne peale, sest et sa teed seda kõike tunde järgi, sa tunnetad oma keha, sa tead täpselt, mida on vaja teha, siis ma võtan järjekordselt linti, mida ma järgmisena teen ja kordan protsessi. Kindlasti ära lase endale häirida seda, et kui sul üks päev oli pool kilo alla ja täna on mingi 300 grammi ülesse, see on okei kõikumine, selles suhtes, et igaüks käib erinevalt, eks ole, ainevahetus käib erinevalt. Mina näiteks ei jõudnudki oma eilset õhtusööki veel endast vabastada, et see kõik on kaalu peal ja see kõik on ajutine. Iga päevaga ma tunnen enne rohkem, kuidas ma tahan hommikuti liikuda, kuidas see läheb mulle kergemaks ja need tasakaalu harjutused, mis ma teen, ma ei teeks neid, kui nad ei mõjuks nii hästi, nagu nad mõjuvad. Saad aru, ma teen mingi 10 tükki neid ja ma olen juba täiega higil, ma olen juba täiega teemas. Mulle õudselt meeldib enda tasakaalu parandada, see on lihtsalt lagi. Natukene tarka juttu sulle ka, miks me teeme hästi rasket rauda ka. Vaata, sinu energiakulu sinu kehas, eks ole ju, sinu lihased, nende ülalpidamine on väga kulukas, nii et kui sa teed oma jalgu, kus on sul naturaalselt loomulikult suured lihased, alaselga, mis peab sind püsti hoidma, eks ole, sinu tuharat, kui sa neid teed ja neid arendad, siis see on nagu lihtne võit, koheselt seal juba on suured lihased. Teine see on käed, mina teen õlgu, eks ole, selga, et mul oleks lihased, mida ülal pidada, kuhu see energia lõpuks ka läheks. See on ka üks põhjustest, miks alguses sul tundub, et kaal nagu ei kõigugi, aga sellepärast, et sinu kehamass vahetub, rasvad lähevad lihasteks ja kaal nagu üleüldiselt liikub pähe alla, aga ühel hetkel on sul lihased nii palju, need on vaja nii palju ülal pidada, et see rasv hakkab minema. Muidugi, ära söö suhkruid, sest et kui sa sööd suhkruid, siis oma rasvu ei kasuta.